Tšauki! Täna teeme sellise istumisvideo, kus ma siis vastan küsimustele. Lasin teil Instagramis küsida küsimusi. Ütlesin, et küsige seekord palju, sest et eelmine kord ma lasin ka küsida, et ma vastan vlogis. Ja nii vähe küsimusi tuli ja tulid ka sellised enamus, et kas beebisugu on teada. Nüüd on teada ja nüüd teie ka teate, et enam seda küsimust ei tohiks olla. Aga alustame siis esimese küsimusega. Kus ning mis hinnaga lasid teha tasulise ultraheli lapse soo teada saamiseks? Tartu kliinikumis, ülikooli kliinikumis lasin teha. Tavaline 2D ultraheli maksis 22 eurot. Täitsa tavaline, kui see oleks mingi 3D või 4D võtnud, siis oleks rohkem maksnud ilmselt. Aga ma tahtsin ainult sugu teada, siis ma võtsingi selle kõige odavama, mis ma sealt leidsin. Ja ma imestan, et miks ma varem selle peale pole tulnud teiste lastega, et võtta see ultraheli lihtsalt siis tasuline, et ma sain 16. nädalal siis tänu sellele teada. Et kas polnud plaani teha NIPTIFi test, kui soovisid varakult sugu teada? Ei, sest et see on nii kallis, 250 eurot. Mul ei olnud muret sellega ka, et kas laps on äkki tal on mingisugused riskid või haigused, siis ma ei muretsenud selle pärast ja siis mul sellepärast, et seetõttu ma ei võtnudki seda NIPTIFi testi, et toon pigem jah siis, kui sa tõesti juba kahtlustad, et sul lapsel võib midagi olla ja et ma ei raatsinud tõesti 250 euri panna selle peale, et ma saaks lihtsalt soo teada. Sest et ma ju 12. nädala ultrahelis teadsin, et lapsega on kõik korras, tolle ultraheli järgi, et ma ei ole siiani üldse muretsenud. Kas mis lapse nime variandid on ja kas lapsed on ka beebile nimesid mõelnud, et te olete armsad? Aitäh! Nime variante veel ei ole. Üks nimi on, mis mul mõttes mõlgub, aga mees ei ole sellega olnud täiesti päri, et ta ei ole mingi vau, nii hea nimi ja kindlasti pane mingi selle. Et tal ei olnud seda mõtet, vaid ma ütlesin, et kas sa vähemalt kaalud seda või mõtled, et äkki harjud ära selle nimega. Ja siis ta ütles jah, et eks ta mõtleb. Sest et ega me ei ole ju suutnud veel mõtlema hakata. Mul on alles 18 nädalat täna, et 16. nädalal me saime teada soo üldse, et ei ole suutnud veel mõtlema hakata. Ja lapsed ei ole beebile nimesid mõelnud, sest et kui nad mängivad isegi rollimänge, et tere, mis sinu nimi on, tere, minu nimi on Luna. Et nad isegi ei mõtle siis mingisuguseid väljamõeldud nimesid või saate aru küll, mida mõtlen. Nojah, nüüd on juba kõik küsimused sellega seoses, et kas uuele lapsele on nimi mõeldud. Ei ole veel, lihtsalt siin on nii kaua aega, kui ta lõpuks sünnib. Nii, järgmine. Kuidas maja remont või ehitamine edeneb? Ei edene. Me isegi ei ole mõelnud sellele, et me hakkaksime praegu midagi tegema seal. Kõigepealt on vaja, tahtsime selle toa korda saada, et siis kui beebi tuleb, et siis meil on suurem magamistuba lõpuks ja ma saan nautida seda, et ma saan siin mähkimisalused panna beebile ja tal on oma kummut ja riietega, et mul ei ole varem sellist võimalust olnud, siis mul on mingi tillukene magamistuba, kus on voodi niimoodi, et seinast seinani. Ma pean isegi jalutsist maha tulema, et ma tahtsin nüüd suuremat magamistuba, nüüd ma selle sain. Ja majaga me alustame alles ilmselt võib-olla suvel, järgmisel suvel me mõtleme midagi sinna kanti, et hakata maja näiteks tühjaks tegema ja kõike seda, et on ju vaja kõigepealt seest ära lammutada ja ilmselgelt raha on vaja selle jaoks veel, et sinna on veel aega. Nii, kas koera on plaanis võtta? Just siin mingi paar päeva tagasi arutasime sõbrannadega, et kõik rääkisime siin koertest ja niimoodi, et üks sõbrann ütles, et tema tahaks ka nii koera võtta, et praegu teise lapse soovi ei ole, et siis mõtleks koera peale ja niimoodi, siis mina olen ka alati koera tahtnud. Koerad on mu lemmikud, meeldivad rohkem kui kassid, kass mul on ju, aga kuna koer oli liiga suur vastutus, selle arvalt, et kui tööl käisin ja ei oleks inimesed jalutamas, mina jaksanud käia, siis ma olen hästi siuke pigem laisk inimene. Et siis ma võtsin kassi, siis ma tahtsin ikkagi kodulooma, kedagi teile seltsid, on läks kaitseväkke ja nii edasi, et niimoodi me kassi saime. Aga nüüd tahaks koera ka millalgi. Lapsed tahavad täiega koera. Luna küll kardab, meeletult kardab tegelikult koeri.
aga Noora on selline, et kui ta näeb kuskil ta kohe mingi kauget, nii kutsu, tahaks pai teha ja siis ma olen nagu harjutanud teda, et et ei lähe ise pai tegema ja alati peab küsima tädi või onu käest siis, kellega see koer on, et kas võib pai teha, et siis kaldan teemast kõrvale, et koera jah, me tahame kunagi võtta, aga me tahame võtta alles siis, kui meil on maja valmis, meil on aed, et juhul kui on mingi keeruline periood elus, kus me ei saa temaga käia pikki jalutusringe nagu teha, et siis vähemalt on tal aed, kus olla ja niimoodi, et ma ei taha seda nii suurt vastutust või nii suurt süümekaid, et kui ma tõesti ei saa temaga minna, et kui ma siin elaksin ja koera võtaksin, võib-olla mõni päev mul praegu hetkel beebi varsti tuleb, onju, et võib-olla mõni päev mul ei ole aega minna üldse väljagi, beebi nutab, tal on halb olla, mis iganes. Et siis ma nagu ei suudaks, mul oleks endal nagu südames valus, kui ma lihtsalt paneksin ta maja ette korraks, et pissi ära ja siis tuppa tagasi, et koerad tahavad ju ikkagi jalutada, isegi kui neil on suur avaraed, nad tahavad jalutamas käia. Et ma praegu tunnen, et ma ei ole selleks valmis, et temaga käia pikki ringi jalutamas. Lisaks nagu siin ei ole meil ruumi ja mulle ei meeldi karvad, absoluutselt. Et mitu probleemi on koeraga, et see ei ole lihtsalt selline asi, et sa võtad ta ja ongi hästi, vaata. Sul peab olema raha, et kui aga juhtub midagi, et siis arstile maksta, teda ära lõigata, on ju, et ta lapsi ei saaks. Ja kõik sellised asjad, et isegi kui ta on sul kodune koer, nii-öelda kodune, et sa tead, et ta teise kord ligi ei saaks, siis mina lõikaksin ta ikkagi ära. Koeral on endal parem, ilmselt siis see jooksuaeg ei ole nii kurnav ja väsitav. Et sellega kaasneb nii palju asju. Aga lühike vastus sellele on jah, meil on plaanis võtta, aga kunagi hiljem, ma arvan mingi 5–10 aasta pärast alles. Et lähitulevikus küll mitte. Kas kardad elu 3 lapsega? Kui aus olla, siis alguses, kui ma teadsin, et ma rase olen, siis ma olin ikka suhteliselt paanikas, sest et mulle meenus kohe see aeg, kui Noora oli beebi ja Luna oli ka veel väike, alla 2-aastane ju. Et see aeg oli raske, see oli tõsiselt raske, sest et kuigi Luna oli väga tubli laps, ta ei nõudnud väga nagu tähelepanu ja niimoodi ta tegutses päeval omaette väga palju ja nii. Aga nagu ööd olid rasked, Toni läks Soome tööle, mina pidin koju jääma lastega, kui Noora oli 4-kuune. Ja siis oli Lunal oli magamisega raskusi, hambad, ta tagumised suured hambad tulid, mis olid väga rasked tal. Siis Noora ei maganud ja siis ma olin nagu täiesti hullumas. Ehk siis see aeg tuli kõik meelde ja siis ma ehmusingi ära, et oh my god, aga nüüd on mul 2 last veel lisaks beebile, et appi tõesti, kuidas ma hakkama saan. Aga mida aeg edasi, seda rohkem hakkasin mõtlema, et mis asja, mul on ju 2 last, kes on nii tublid ja nii suured ja nii iseseisvad, et mida ma muretsen, nad on mulle nii suureks abiks, lisaks nad käivad veel lasteaias. Et kui mul ongi mingi nüüd ma saan nagu teha niimoodi, et mul lähevadki suuremad lasteaeda ja ma saan beebiga kvaliteetaega veeta päeval, et nüüd on asjad üldse teistmoodi ning ma nagu absoluutselt ei muretse. Lisaks on see, et ma ei luba Tonil minna kindlasti mitte kuskile kaugele tööle. Iga õhtu kell 5 peab ta kodus olema, et see juba kindlasti rahustab, see juba nagu tekitab tunde, et sul on abi alati olemas, kui vaja. Ja jah, muidugi see on kindlasti kõige suurem boonus, et mul teised lapsed on juba nii suured, et nad pigem on abiks, kui et koormaks või mis iganes on ja et ei, ma praegu ei karda seda 3. lapse saamist, ma pigem nii ootan, sest ma tean, et teised tüdrukud ka juba nii ootavad teda ja nad nii hoiaksid ja helitaksid teda, et see saab nii vinge olema. Kas on 100% kindel, et 3. beebi on tüdruk või on võimalus, et ta on ikkagi poiss? No ma olen suht 100% kindel, et ta ikkagi on tüdruk, sest et esimene ultraheli, mis mul oli 12. nädalal, siis ma ka küsisin, et kas te näete sugu, et kui näete, võite sugu ka vaadata, kui näe, ei ole hullu, on ju. Ja siis ta ütles, et tundub, et on poiss alguses. Vaatab ja siis vaatas, ei, tundub, et ikka on tüdruk. Ja ta vaatas veel, ta tegi kõik need uuringud, asjad ära ning siis lõpus vaatas uuesti, ei, ikka tundub, et on tüdruk.
siis mul juba oli nagu okei, ta ütles ühe korra poiss, 2 korda tüdruk, et ilmselt on tüdruk ja mul endal oli ka tunne, et on tüdruk. Siis ma läksin tutvuste kaudu, läksin ultrahelisse, mis mul oli vist kas mingi 15 või 14 nädalat. Siis ta ei näinud, sest et laps hoidis täiesti jalad ristis, enda ligi, niimoodi mitte midagi ei näitanud seal. Aga kui ta vaatas niimoodi pepu alla, siis ta ütles, et nagu kotukesi ei paista ja siis mul oli juba jälle, et ilmselt ikka on tüdruk siis. Ja nüüd 3. kord, kui ma läksin ultrahelisse ja läksingi kindla sooviga sugu teada saada, siis ta nägi ka kohe ilusti ära, et on ikka tüdruk. Kas 3. lapse tuleku tõttu peate ka suurema auto ostma? Jah, ning see on meil praegu üks suur probleem ja mure südamel, et selle jaoks me peame nüüd koguma hakkama. Ilmselt me seda autot ei saa ka enne, kui beebi tuleb, sest et mina olen ju töötu, minul sissetulekut ei ole, tulin oma ettevõtte, sinna läheb ka väga suur panus, et ta ei saa sealt võtta meeletuid summasid endale palka maksta. Ja elada on vaja, on ju, et me ei ole praegu saanud seetõttu koguda, et mina ju tööl ei käi, koostöösid ma praegu ei võta üldse peaaegu. Et mis ka nagu tooks midagi sisse, et jah, praegu on nagu see kõige suurem mure, mis meil nagu on enne 3. lapse tulekut, sest et meil on praegu väike sedaan. Oleks siis see vähemalt autole, et saaks ees selle, mis on see õhkpadja välja lülitada, aga meie autol ei saa. Ehk siis ei saa ka siin ette panna luunat näiteks istuma. Et praeguses autos 3 lapsega sõita ei saa niimoodi, et terve pere on peal. Niimoodi, isegi siis ei saa, kui mina üksi sõidaksin nendega, sest et ette ei saa ikka kedagi istuma panna, et jah, suurem auto peab vaatama ja need maksavad. Nii et ma ei tea, kus ma kirjama lähen ära, et suuremat autot saada. Hiljem on muidugi lihtsam, siis ma hakkan ju saama emapalka ja kõike muud, et siis me saaksime kindlasti koguda ja ostagi selle auto, aga lihtsalt tahaks ilmselgelt enne beebi sündi juba seda autot, et ma ei tea, mis saab, eks näis. Eks näis, mis elu toob. Ma ei muretse nii väga selle pärast, sest et see ei ole nagu nii hull asi, et ma saan ka käia beebiga eraldi niimoodi, et me terve perega reaalselt ei käigi koos või mis iganes. Kas 3. lapsega on hirm sünnituse ees või enam mitte? Muidugi on, mul on hirm igapäevaselt, sest et mul mõlemad eelmised sünnitused on olnud lihtsalt niivõrd rasked ja niivõrd hirmsad, et ma tõesti kardan väga ja ma lähen ka sünnitusnõustaja juurde, et siis selgusele jõuda, kas siis minu jaoks on äkki parem variant keiser, sest et esimene laps ei tulnud ise välja, tal oli nabanöör 2 korda ümber kaela, mul mõlemad lapsed on mitte üpris suured, aga ikkagi suuremapoolsed olnud, et 3 kilo 700 ja 4 kilo 300, et jah, teise sünnitusega läkski ju erakorraliseks keisriks, sellepärast, et laps lihtsalt ei tulnud välja, ta ei mahtunud välja ja nüüd ongi mul hirm, et mis nüüd saab, kas 3. laps mahub välja või ei mahu välja. Ja siis mul ongi nagu, miks me peame üldse seda nagu katsetama või proovima, sest et esimese sünnitusega Luunal läks südametöö alla, sealt oli mul räige paalik, sest mulle öeldi, et nüüd sõltub sinust, et kui sa nüüd välja ei pressi last, siis umbes, et sureb ära, on ju. Siis mul nagu, oh my god, ärge rääkige niimoodi, ma ju teen kõik, mis ma suudan, ta ei tule välja, mis ma teen. See lihtsalt on nii hirmus, kui sa tead, et sulle öeldakse, et sul lapse südametöö läheb alla, kui ta praegu välja ei tule, siis nagu ma saad süüdi umbes, et ta ära sureb. Okei, päris niimoodi keegi mulle ei öelnud, aga et nüüd, et see sõltub sinust, on ju. Ma saan aru, see sõltubki minust, aga mida ma teen, kui ta ei tule? See oli ikka kohutav kogemus. Lõpuks ta reaalselt võetigi vaakumiga välja, sest et ta ei tulnud mitte kuidagi moodi ja südametöö läkski nii alla, et ohtlikuks läks asi ning see oli selles suhtes, kui te videot vaatate, Luuna sünnivideot, siis te näete ka, et kui ta mu rinnale pandi, ta oli ikka lillakas sinine, et ta ei olnud nagu kohe ei hakka nutma, ta oli nii sült ja siis mul oli juba nagu, mul käis 100 mõtet peast läbi, et kas ta on elus, kas ta on kõik korras, kas ta hakkab hingama, kas ta hakkab nutma, on ju. Et
see ei ole nagu ideaalne variant sellele, et sul laps sünnib, sa tahad seda hetke nautida, ta tuleb, sa oled rõõmus, sa oled õnnelik, ta pannakse sulle rinnale. Et nagu need emotsioone mul ei olnud, mul oli nii suur mure, nii suur hirm, kas nüüd ongi kõik, kas ma sünnitasin surnud lapse, päriselt nagu ma mõtlesin selliseid mõtteid. Et nüüd 3. ma loodan väga, et saan plaanilise keisri just seetõttu, et ei oleks seda hirmu, et ei oleks seda tunnet enam, et kas laps sünnib elusana. Nagu päriselt see on nii hirmus tunne. Muidugi ei ole keiser ka just nagu kõige parem variant. Ma olin algusest peale väga nagu vastu sellele, et nagu mina just ise kunagi peaks keisri saama. Aga kui ma teise lapse sünniga nägin, et keisri ajal mul lihtsalt, ma teadsin, et nüüd ma olen hoitud, nüüd on laps nagu ohust väljas, et ta tuleb nüüd tervena välja, nüüd on kõik hästi, sest et ja see tunne oli palju parem, kui oli esimese sünnitusega ja ma suutsin nautida seda hetke, mul oli nagu mõistus nagu sel hetkel kohal nagu selles hetkes, kui laps sündis, kui ta välja võeti, kui ta näidati mulle, ma nii hästi mäletan, ta tõsteti niimoodi püsti see külje peale mulle ja siis ta nabanöör veel kuidagi oli siin niimoodi hästi suur ja selline. Minu silmis on see hetk lihtsalt nii eriline ja hea, et ma tunnen, et ma olen nagu valmis riskima nii-öelda keisriga, sest et keiser tegelikult on nii suur operatsioon, et see taastumine keisrist on lihtsalt nii raske, minul oli väga raske, sest mul on ju olnud esimese, ma sünnitasin, teine oli keiser, et ma olen mõlemad kogenud ja kui ise sünnitad, on ikka kordades kergem see taastumine just. Veits pikaks läks nüüd see vastus, aga jah, eks näis võib-olla suudab sünnitusnõustaja mind ümber veenda, et et ei olegi midagi hullu, proovime ikka, on ju, et ma ei tea, mis saab. Mina praegu mõtlen ja nii palju, kui ma olen praegu juba rääkinud ämmaemaldajaga, naistearstiga, siis me ikkagi plaanime või mõtleme ka plaanilise keisri peale. Kuidas beebi tulekuks olete valmistunud? Ega tegelikult väga ei olegi praegu veel, sest et mul on 18 nädalat, mul pole isegi pool teed veel käidud. Et mul on talle riideid ostetud, podisi, pükse, tudukombesid ning mul on üks kiik ostetud, beebetool ja rohkem ei olegi. Mänguasjad saab siin tüdrukute asjadest kindlasti, mul on veel järele hästi palju neid igasuguseid mänguasju ja et suuremad asjad nagu turvahäll ja vanker, need ma vaatan ilmselt lõpupoole, sest ma ei taha neid koju lihtsalt seisma, on ju, mul ei ole siin ruumi nii palju. Mille järgi oma koostööd valid? Eks ikka selle järgi, kas mulle meeldib see toode või mitte, kas see pakub mulle huvi või mitte. Et mul ikka nagu tuleb koostööd ka, mida ma ei võta vastu, et ärge arvake, et ma võtan kõik koostööd vastu, mis mulle vähegi pakutakse, ilmselgelt mitte. Vahepeal ma kirjutan ka ise mõnele ettevõttele, et kas võiksime koostööd teha, kui ma leian mingisuguse toote või mingid asjad, mis mulle endale väga-väga meeldivad ja ma hea meelega reklaamiksin neid. Et jah, et pigem valin jah selle järgi, et kas see toode mulle endale meeldib. Millal jõulunurk sel aastal tuleb? Sel aastal tuleb 7. november kuni 11. detsember. Selle vahemikus võtan siis vastu ma broneeringuid. Kes tahab pildistama tulla minu juurde, võib kirjutada, et ma teen seekord ka ahjal, nagu esimesel aastal, kui ma pildistama hakkasin. Et mul on kindlasti lihtsam teha seda siin, samas kodu kõrval, kui et sõita Tartu iga kord. Sest et eelmine aasta meil oli Tartus jõulunurk ning sellega esines nii päris palju probleeme, võttes siis arvesse seda, et ükskord, üks viimastest kordadest, kui ma üldse pildistasin jõulunurgas, ma unustasin ära, mitte ma ei unustanud, vaid ma olin märkinud endale vale ajakirja. Üks klient kirjutab, et ta on kohal, aga mina olin kodus ahjal veel, et mul on pool tundi sõita veel Tartusse ka. Ja siis ma olin nagu paanikatappi, kuidas ma jõuan sinna, ütlesingi, et kas te saate veidi oodata, äkki saate kuskile poodi minna või midagi. Et see oli üks, need olukorrad on nii hirmsad, ei kujuta üldse ette ka. Aga kui see peaks juhtuma siin, ma loodan muidugi, et ei juhtu enam sellist asja, ma olen nagu ekstra ettevaatlik nüüd pärast seda, et
ma paneksin õige aja ikkagi kirja. Et kui see juhtuks siinsamas ahjad, siis ma oleksin 3 minutiga kohal seal, et ei oleks nagu üldse probleemi, et kui peaks juhtuma midagi sellist. Ja ka eelmine aasta juhtus ka nii, et külmad talved olid ning meil auto ei läinud tööle. Ja sellega oli probleem, et kuidas ma nüüd saan pildistama minna Tartusse. Inimesed ju ootavad, mul on terve päev ju ära bookitud, et kui siin peaks juhtuma see, et mul auto ei lähe tööle, ma olen lihtsalt jala kohale ja mul saan ikka pildistada. Kuidas lastel lasteaias läheb? Praegu läheb väga-väga hästi ja mul on nii hea meel selle üle. Nad lähevad rõõmuga lasteaeda, neil ei ole mingit probleemi, nad lähevad kauem olla vahepeal lasteaias, aga nagu kui sa annad neile varianti, et kas jääte koju või lähete lasteaeda, siis nad tahavad ikkagi koju jääda. Et see on nagu alati kindel variant, et koju. Kas kodus olemine hulluks aja mind 2 lapsega ikka ajas? No hetkel mul lapsi ei ole väga kodus, nad on lasteaias. Teen neile 1 päeva nädalas vaba päeva, siis muidugi nädalavahetus on nad kodus. Et ei jää hulluks. Mul on nii tublid ja armsad lapsed, et praegu ei ole küll sellist tunnet tulnud, et ma läheksin hulluks. Ma lähen hulluks võib-olla sellepärast ainult, et vahepeal mul ei ole midagi teha. Mul ei ole ei koostöid, mul ei ole ei pildistamisi. Ja siis ma mõtlengi, et mis ma siis nüüd oma eluga teen, et siis ma jällegi otsin jah, et hakkan kas kodu renoveerima või siis teengi mingeid videosid nagu praegu, et midagi ma ikkagi otsin endale tegevuseks. Mina olen pigem siuke koduinimene. Leian ikkagi endale tegevust, et isegi kui ma ei leia mingit sellist produktiivset tegevust, siis ma leian, et ma saan nagu telekat vaadata ja mul on ikkagi tore olla, et jah, ma tean, et mul on tuttavaid, kes ka lähevad ruttu kodus hulluks, et nad ei suuda olla kaua kodus niimoodi mitte midagi tegemata, et mina selline inimene ei ole. Kas kunagi sünnib poiss ka? Ei. Meil rohkem ilmselt lapsi ei saa, kui just midagi ei juhtu siin 10 aasta jooksul, kui mul ei tule mingi keskiakriis või midagi sellist. Ma ei hakka mingit beebit tahtma, et ma olen praegu 28, kui beebi sünnib, siis olen 29, et ma ei usu, et me rohkem lapsi tõesti saame. Minu soov oli 3 last, Toni soov oli 1 laps. Et nüüd see kompromiss ja see on 3 on ju. Aga praegu ma arvan, et ei tule ühtegi last rohkem. Ja muidugi isegi kui peaks 4. saama, siis see ei pruugi ikkagi olla poiss. Et ma ei saa sellele küsimusele vastata, kas kunagi sünnib poiss ka. Et ma ei saa sellele niimoodi vastata. Kuidas jõudsid fotograafiani? Oled õppinud seda kuskil või? Jõudsin ilmselgelt sellega, et ma hakkasin enda lapsi pildistama, Luunat siis kõige enne. Siis ma ostsin kaamera, kui Luuna oli üle aasta natukene vana ja sealt siis ma hakkasin katsetama, järjest rohkem pildistama. Ja kui ma mõtlen nagu tagantjärgi oma nooruspõlvele, nagu ma oleks juba mingi 80-aastane, et ma juba siis koolis näiteks pildistamispäevad olid minu jaoks väga tähtsad päevad, sest et need mälestused, mis ma sealt nagu saan, need pildid, need olid minu jaoks juba siis mega tähtsad. Mõni laps, ma mäletan, üldse ei huvitanudki, ta võib-olla ei tulnud kooligi sellel päeval. Ma läksin isegi haigena kooli, sest et ma käisin pildistamas ära ja ma läksin koju tagasi, sest et need pildid olid minu jaoks nii tähtsad. Et jah, et see on juba mul tegelikult lapsest saati olnud. Ja lihtsalt nüüd ma siis leidsin nagu selle viisi, kuidas seda päriselt väljendada, seda huvi ja kõike. Õppinud ma ei ole, sellepärast ka mu töödel on nii soodne hind, et ma ei ole reaalselt õppinud seda. Ma olen, sellest ma ei ole kuskil nagu koolis õppinud seda, et ma olen ise õppinud, ma olen YouTube'ist ja igalt poolt niimoodi õppinud ikkagi. Ma päris enda peaga ei tee kõiki asju, et nüüd põhikomponendid on ikkagi õpitud, et jah. Nii, praegu ma rohkem väga selliseid huvitavaid küsimusi ei leia, et ma loodan, teile meeldis see video, ma loodan, et saite oma küsimustele head vastused. Ma loodan, et ma väga palju ei plämanud nüüd ja et teil igav ei hakanud. Kui tahate veel selliseid istumisvideosid, siis andke teada ja minge ka jälgige mind Instagramis, sest et seal ma panengi need kastikesed, kus te saate siis küsida ja sinna ma panen ka armsaid reelse ja pilte ja videosid ja kõike sellist, et jah.
aga aitäh, et vaatasite. Loodan teile meeldis see video veel kord ning näeme järgmises videos. Tšau!